Eesmärgiks on meil täna ehitada üks keskmisest parem mänguri arvuti. Ja nagu ikka, me peame seadma mingisugused piirid. Kui vanasti krooniajastul öeldi, et selline normaalne hea mänguri arvuti maksis kuskil 15–20 000 krooni, siis praegusel ajal euroaegadel on selleks summaks siis kuskil 1000 kuni seal 1200–300 eurot. Nüüd komponentide valimise juures lähtusime me sellest, et võtsime kõige uuema põlvkonna Inteli Haswelli protsessori i7, mis on reaalselt 4 tuumaga ja virtuaalselt 8-tuumaline. Sai valitud 40770 mudel. Kaad me ei hakanud siia panema, sest ka põhimine efekt on ikkagi ülekiirendajate jaoks ja hetkel piisab Inteli protsessori, selle tippprotsessori võimsuses ka kõige nõudlikumate mängude vedamiseks. Kõige olulisem osa jääb ikkagi graafikakaardi taha ja seega tuleks sinna suunata see raha, mis muidu oleks ka protsessori hinnale lisaks tulemas. Siia alla hemaplaadina sai valitud MSI Z87 kiibistikuga ja spetsiaalselt Gamer lisandit kandev hemaplaat, see juba ütleb ise, et ta on optimeeritud ja tehtud just mänguarvutite jaoks. Kindlasti tuleks eelistada Z87 kiibistikku. Kui nii kalliks hemaplaadiks raha ei ole, võib ka võtta odavama, aga just Z-il on alati nüüd viimasel põlvkondadel eelmisel Inteli Z77 võimalused, mida üks mängur tahab saada oma masinas ja mida ta oskab ära kasutada. Operatiivmäludena sai valitud korralikud mälumoodulid, Corsairi Vengeance'id, 4-gigased, kokku 4 tükki, nii et saab pardale 16 giga mälu, kiirusega 1866 MHz. Neid on küll ka palju kiiremaid, aga sealt alates kargab hind juba väga kõvasti ülesse. Kui veel mingi aeg tagasi oli ikka 1866 väga palju kallimad, siis nüüd hinnavahe 1600 eriti suur ei ole, aga nende stabiilsus ja püsivus on kindlasti oluliselt paremad. Ja kasutasime 4-gigaseid mooduleid sellepärast, et liiga suured moodulid ei ole nii stabiilsed suurtel kiirustel ja mõningatel puhkudel võivad nad hakata andma vigasid. Nüüd, graafikasüsteem, nagu mainitud, on kõige olulisem mängude juures ja siia sai valitud hetkel Nvidia kõige uuema generatsiooni 700 seeria graafikakaart GTX 760. Ka siin on veel kallimaid võimalusi võtta 770 või 780, rääkimata titaaniumist, mis maksab 1000 eurot. Aga see on jälle natukene overkill, sellepärast, et me peame arvestama ka, millise monitori tahame paneme. Antud juhul see arvuti hakkab pilti näitama 24-tollisel Full HD monitoril ja 760 graafikakaart suudab suvaliselt ka kõige keerukamates mängudes näidata rohkem kui LCD monitor oma 60 Hz kaadrisagedusega on suuteline esitama. Seega järjekordselt ei ole mõtet liiga palju ülesse panna ja kui nüüd tulevad, ütleme seal aastakese pärast või mingid uuemad veel ressursinõudlikumad mängud, siis on selleks ajaks juba ka nende kaartide hind ehk nii palju langenud, et võib rahulikult juurde osta teise 760 kaardi, panna nad SLI lahendusena kahekesi koos tööle ja me oleme jälle väga hästi mäel. Ja taas Z87 on see kiibistik, mis toetab ja see hemaplaat, mis toetab SLI rakendust. Paljud odavamad omavad ainult ühte ainsat PCI Express 3.0.116X siini ja sinna ei olegi võimalik teist graafikakaardi juurde aretada. Lisaks sellele on loomulikult väga suur enamus mängudes kaasajal Physicsi toega. See on Nvidia enda isiklik lahendus. AMD-kaardid head Physicsit emuleeriva protsessori pardal ja see ei anna sellistes testides ega sellistes mängudes nii suurt efekti kui nüüd see Nvidia graafikakaart. Edasi, kettasüsteemiks
kaasajal tahate korralikku mänguriarvutit, siis on kindlasti soovitatav võtta operatsioonisüsteemi ja antud hetkel käietavate mängude jaoks SSD kätes, on SSD seade. Praegu valisime me selleks 250 gigabaidi suuruse Samsungi 840 Evo. Evo on nüüd täiesti uus värske rakendus, mis on kõvasti odavam kui tippmudel 840 Pro, aga oma kiirustasemelt ei jää ta palju alla. Samas edestab ta suurt hulka peaaegu samasse hinnaklassi jäävaid nii-öelda odavtootjate mudeleid. Ja kui veel mingi aeg tagasi need TLC mälumoodulid, flashi moodulid tekitasid küsimusi, kuidas on nende vastupidavus, siis pärast seda, kui ma olen võrgust lugenud mitut review'd, kus on nii-öelda need kettad spetsiaalsete surnuks kirjutamise programmidega niiviisi läbi piinatud, kuna hakkavad esimesed vead tekkima. Ja see ressurss oli selline, et kui me kirjutaksime iga päev kaski mingi 70 gigabaiti sinna kettale ja kustutaksime, siis jaguks meil ka seal 10 aastateks. Nii et karta on, et ennem vananevad need kettad moraalselt ära, kui nad füüsiliselt ära hakkaksid surema. Lisaks sellele annab Samsung neile ka 3 aastat garantiid, nii et kui 3 aasta jooksul peaks ka juhtima mingi apsakas, saab selle tasuta rahulikult ümber vahetada. Et aga kõike muud, sodi, ütleme, tagavaramänge, mida on plaanis hiljem mängida või mis ei nõua nii suurt ketta poole pöörumise kiirust, samuti ütleme oma filmid, pildid, ja siis nende jaoks on vaja suuremat arhiivi ja selleks sai masinasse 1 terabaidine Western Digitali NAS-seeria ehk RED-seeria kõvaketas. RED-seeria on vägagi hea hinnaga, võrreldes kõige odavamate Green ja Bluedega on hinnavahe väga väike, aga samas on need kettad mõeldud 24/7 tööks. Kui ütleme Blue ja Green tahavad mitte üle 8 tunni ööpäevas, siis paljudel inimestel masinad käivadki pidevalt, välja lülitatakse ainult võib-olla siis, kui on vaja raudvara muuta või ütleme seal tõesti pikemaks ajaks ära sõites paneme masina seisma. Ja otse on olukorrad ja situatsioonid, milles võivad hakata Green kettad surema. Mul endal suri 3 kettast suhteliselt lühikese aja jooksul ära, head garantii oli veel peal. Aga jah, et selle tõttu tasuks valida siis siiski stabiilsem ja kindlam lahendus. Ja DVD on lihtsalt selline asi, et kuhu mänguketast sisse panna. Kaasajal ei ole sellel enam erilist probleemi, nad on kõik võrdlemisi head. Ning korpuseks valisime väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega Aerocooli Gameri korpuse. Ta näeb lisaks sellele ka väga hea välja. Ja kui vaadata hinna suhtes, siis mitmed 2-3 korda kallimad kestad ei ole oluliselt parema kvaliteediga ja väljanägemiselt on nad nagu veel rohkem ilmetumad. Ning toiteblokk sai samuti võetud Aerocooli käest 700-vattine, kuigi selle komplekti maksimum energiavajadus jääb alla 500 vatti, on siiski alati vajalik hoida väikest ressurssi. Sellisel puhul on kasutegurid paremad ja ka tuleviku kindlustatus. Nagu ma ütlesin, võib-olla tekib tahtmine aasta pärast lisada teine 760 kaart juurde ja see plokk toidab endiselt arvuti ära.